raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head kuulajad, Vaba Sõna stuudios taas Riigikogu liikmed Evelin ja Anti Poolamets. Tänases saates tuleb juttu Rakvere volikogu esimehe valimisest, Vinni vallavanema valimisest, kohtumisest Tiibeti eksiilvalitsuse liikmete ja Dalai Lamaga, niinimetatud nõusoleku seadusest, mis Riigikogus esimese lugemise läbis, ja lisaks käsitleme neljapäeval räägitud energiamajanduse arengukava, samuti siis oli Riigikogu suures saalis. Aga Evelin, räägime siis värskeid uudiseid. Kõigepealt küsin sinu käest, kuidas siis Vinni vallavanema valimise protseduur läks. Tõsi, koalitsioon on juba mõnda aega paigas ja allkirjad all, ehk siis oleks pidanud minema nagu kokkulepete alusel. Ja tere ka minu poolt, tõepoolest oli neljapäeval selline mahukas päevakord Vinni vallas, valisime vallavanema ja ka komisjonide juhid said paika. Ütlen, et väga rahulikult, väga konstruktiivselt toimusid need valimised ja arutelud ja rahvas sai oma tahtmise. Üks kolmandik valijate häältest läks valimisliidule, meie kodu Vinni vald, ja selle esinumber Rauno Võrno saigi valituks. Eks hääled loevad, aga ärme unusta, et siis EKRE minek sinna koalitsiooni oli ikkagi väga tingimuslik, ehk vähemalt seistakse vastu kõigile uutele tuulearendustele. Ja hiiglaslikele tuuleparkidele, jah, see oli meie tingimus ja ütlengi, et kõik muud asjad on muudetavad, on ka kas Metsküla kooli näitel isegi kinni pandud kool on võimalik lahti teha, aga kui tulevad need hiiglaslikud tuulikud, nende vastu ei saa ligi 20 ja 30 aasta jooksul, et see muudab meie valla pilti nii totaalselt. Ja meil oli tõesti siin ainult kaks valikut, kas minna koalitsiooni meie kodu Vinni vald valimisliiduga või siis minna Isamaaga. Isamaa meie juurde ei tulnud ettepanekut tegema koalitsiooni moodustada, sest nad olid juba ette teadlikud, et me oleme tuuleparkide vastu ja Isamaa Vinni vallas toetab tuuleparke. Niivõrd toetab tuuleparke, et pigem mind nagu süüdistatakse selles, et ma justkui lõhestan kogukondi. Ja seda tegigi Aarne Laas ju, kui teid ka siis küsitleti, kui paika pandi vallavanemat ja teisi, siis mida Aarne Laas sult küsis siis? Ta leidis, et jah, et ja ka Margo Klaasmägi, mõlemad isamaalased leidsid, et mina justkui lõhestan kogukonda sellega, et ma võitlen tuuleparkide vastu, aga ma tõin jälle näite, meie Vinni vallas ei ole kogukonnad, need, kes arendavad tuuleparke. Need tuuleparkide arendused on väljaspoolt sisse toodud, et see on nagu selline võõras tüli on toodud nagu meie õuele. Kui oleks, ütleme, et meie omad inimesed arendaks neid parke ja seal pead sa valima kas üks või teine pool, aga praegust me seisame oma kogukonna eest selle välise surve vastu. Ei täitsa jabur, et Isamaa on rohkem vasakäärmuslik kui sotsid mõnes kohas ja kliimapoliitika ongi vasakäärmuslik. See on neototalitarismi maale loomine ja kõik see hullus inimtekkelisest kliima soojenemisest ehk puhas vale teadusbluff ja see on siis Isamaa lemmiklaps. Tõsi, mõnes kohas on üksikud isamaalased, kes seisavad ka vastu, et näiteks Mart Maastik on Riigikogus jätnud positiivse mulje Saaremaa tuuleparkide vastu seistes. Aga Isamaa ongi selline nagu keskmaa, nagu Rakveres, et absorbeeris endasse tohutu hulga keskerakondlasi ja nüüd mängib Isamaad edasi. Et ma läheksingi selle näite juurde, et mis meil siis Rakvere volikogus toimus, et meil ka lõpuks siis pärast valimistulemuste kinnitamist esimene volikogu ja loomulikult siis pani Isamaa oma kandidaadid üles, aga ka EKRE pani oma
üles minu näol, kus mina ütlesin, et 280 000 eurot nagu maast leitud, kui mina oleksin volikogu esimees, sest Riigikogu liikmena esiteks ei ole mul õigustki võtta seda raha seaduse järgi, aga ma olin valmis seda tööd tasuta tegema ja teise nii-öelda personalisäästu oleksime saanud veel üle 300 000 meie nõudel abilinnapea ühest abilinnapea kohast loobumine, aga Isamaa pani Mihkel Juhkami esimeheks ja kujutage ette, seina peal oli igal pool silt, et valige muudatused. No valige muudatused, no millise muudatuse te saate, kui 90ndate keskpaigast istub üks ja sama inimene seal koha peal, et naera lõhki lihtsalt. No eriti koomiline oli see vastuargument, et inimesed justkui ei too muutusi, vaid teod, nüüd nad hakkavad oma tegusid muutma. No mina ootan küll, et nad oma tegusid muudaksid, sest siiamaani on ju lahendamata see olukord, millele õiguskantsler juhtis tähelepanu, et ärge tehke seda, et linnapea saab ise endale preemiaid määrata. No see on täiesti kurioosne, see on mingi Kohtla-Järve stiil. Ma tegelikult ei tahagi öelda, et Kohtla-Järve vana stiil, minu meelest on Kohtla-Järve ka viimasel ajal kõvasti arenenud, on muutunud, on need igasugused palgarallid koomale tõmmatud, et pigem on Rakvere nagu selline negatiivne näide. Jah, seda küll, et lihtsalt nii nagu stagneerunud seltskonda annab otsida, kes istub ühel ja samal kohal ja räägib muudatustest, juba see on valetamine. No mis muudatusi te tahate, kui te algusest peale panite endise linnapea Triin Vareku, kes hüppas üle, pettis oma valijaid, hüppas poole pealt Isamaasse, läks Keskerakonna mandaadiga, kogu see rivi keskerakondlasi pettis oma valijaid, eks ole. Te ei saa minna Isamaa nimekirjas ja kogu fraktsioon jookseb siis Isamaa poole üle nuusutades õhku, eks ole. Et sellisel juhul, kui inimesed tahavad ära minna, siis nad võtavad uutel valimistel uue mandaadi, eks ole. Nii et Isamaa on täis sellist poliitpettust igast otsast ja siis esitleda ennast isamaalisena. Võtta, mina pidasin kõne ka, natuke refereeris isegi meie uduleht Virumaa Teataja seda, kus ma ütlesin, et EKRE pakub isamaalist alternatiivi ja ma ütlesin, et te ei ole rahvuslik erakond ammu, vähemalt siin Rakveres mitte, ja te ei ole ka konservatiivne, vähemalt Rakveres mitte, ja ma ütlesin, et teid huvitab ainult LGTB festival, selle nimel te olete valmis rahvuslastele kallale tulema hambad irevil. Mitte ainult, mulle tuleb meelde Triin Vareku kõne, kui sina rääkisid sellest, et me peame toetama eesti keelt ja eesti, ütleme, noori ja rahvuslikku kõige kasvatust, siis ta läks Puhevile, hakkas seal vastu vaidlema, et mis mõttes, et kõik inimesed peavad saama siin ühesugust, ma ei tea, eelistatust või et ta viitas isegi põhiseadusele, ta läks nii vihaseks, et kui ma hakkasin eesti keelest ja eesti meelest rääkima, et see on siis tänane Isamaa, et kõige stagneerunum erakond üldse siin Lääne-Virumaal, et nagu näeme, et kliivafanaatikud Aarne Laas ja tema kompanii ja Pomerants, kes käib hambad irevil neid tuulikuid igal pool kaera määrimas, häbitundeta tähendab nagu mingi Hiina agent, kes teeb Hiina riigile mingisuguseid tellimustöid, et häbitu lihtsalt, ütleme ausalt, ma ei uskunud, et nii häbituks võib minna. Ja raha ei haise. Raha ei haise ja südametunnistust ei ole lihtsalt, ja mis parteis sa oled siis, eks ole, et Isamaa lihtsalt, EKRE sellised inimesed ei püsiks, nad saaksid kinga ühe päevaga. Ja Pomerants valelikkus on ju ka selles, et ta räägib, et tema tõmbab ennast poliitikast tagasi, et tema enam poliitikaga ei tegele. Eile nägin teda seal Riigikogus ringi jalutamas, kirjutab Virumaa Teatajasse suuri artikleid, kuidas nemad tegid puhkusegraafiku, kelle nad 4 aastaks puhkusele saadavad, keda mitte, on ju. Ja siis tema oli läbirääkimuste põhiline äss, kes korraldas seal ja niipea, kui me LGTB teemade juurde jõudsime, et ma ütlesin, et see ei ole teie enda
Reformierakonna aadetega kooskõlas. Meid ei kamanda siin mitte keegi, noh siis ongi siin üks vasakäärmuslik kamp, eks ole, ehk siis kelle juhtoinad on täitsa sassis vasakäärmuslased nagu Anne Nõgu, mõelge, koolijuhataja, erakool, kes on pumbanud linna kassast endale nagu aastakümneid igasuguseid toetusi, eks ole, sellepärast ta seal istubki, et saada oma koolile toetust Isamaa kaudu, aga küsimus on selles, et samal ajal on tegu vasakäärmusliku kambaga, tema seesama Art Hotell, Art Cafe on homofestivali mingite transhullude peamine toetaja, et see on Isamaa, jätke meelde inimesed, see on Isamaa, kus istub mingi segane homopapp Viru Praost, kes ükski kristlik kirik ei hoiaks, normaalne kirik ei hoiaks seda kuu aegagi, vaid ütleks, et kus on marksistide koht, eks ole, komparteis, see käib Kaitseliidus mingid sambaid õnnistamas, et kuule, Kaitseliit, visake välja selline tegelane, kes on kuradi vasakäärmuslik lilla aktivist. Kirikus ega Kaitseliidus ei ole sellise koht lihtsalt. Nojah, eks nad nüüd sobituvad ju hästi ka liberaalse maailmavaatega, vaatasin, et värske uudis oli, et majandusminister Erkki Keldo kinnitas LGBTQI tegevuskava. Noh, inimestel võib-olla on isegi juba raske aru saada, mis asi see LGBTIQ on. See on nende pervertide nagu lühend. Tegelikult on tegu seksualistidega, et nad nagu identifitseerivad ennast läbi mingi seksuaalsuse kaudu ja kogu nende maailmavaade ja kõik need vajadused lähtuvad siis nendes orientatsioonist, et noh, seksuaalid võiks minu meelest lühidalt kokku võtta, et ajupesijad. Et kui me muidu inimeste puhul räägime nende omadustest, nende ütleme maailmavaatest, siis tõesti, need on meil ju seksuaalid, et nende maailmavaade on ju lilla. Ja ka see maailmavaade kehtestatakse selle uue programmiga, mille tõi välja minister Keldo, kujutage ette, majandusministri kaudu tuleb mingi seksualistide programm, et kõikidesse koolidesse tuleb nii-öelda integreeritud homoõppe, isegi matemaatika peab vist homodest rääkima ja seal oligi kirjas, et me mõnes saates loeme pikemalt selle asja ette. Aga see on ikkagi kohutav, et seal on kirjas, et haridusasutused peavad tagama see LGBTQ õppijatele ja haridustöötajatele vaimse ja füüsilise turvalisuse. Noh, nüüd hakatakse koole seksualiseerima nagu selle mõttega, et varem oli see terviseõpetuse osa, et räägiti seksuaalsusest, aga nüüd läheb terve haridusprogramm sinna lilla seksuaalsuse propageerimise ja edendamise peale, et juurde tekiks. Häbitu laste ajupesu, häbitu tähendab, et kui eestlane võiks milleski või mingisuguse standardi luua, et siis laste kallale ei minda, eks ole, aga ei, keegi koolides vastu ei hakka, kõik lasevad üle rullida, koolid mingisuguseks ajupesulaks muuta. No lihtsalt, see ongi meie haridussüsteem, et nad on sellega, võtta nad tungivad just meie kõige õrnemate kohtade kallale, lapsed ja haridussüsteem, eks ole. No jah, ja sinna tulebki see teema sisse, et näiteks LGBT teemasid on võimalik käsitleda näiteks põhikooli ja gümnaasiumi sotsiaalainetest nagu ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus ja selle aasta lõpuks peab HTM-i koduleheküljele loodama alaosa, kuhu koondatakse LGBTIQ õpilasi puudutav toetav informatsioon. No jääb selline tunne, et meil on terve hordide kaupa 15-aastaseid LGBTIQ-sid, aga nad pesevadki ajusid nii kaua, kuni lapsed hakkavad furrideks, nendeks, ma ei tea, karusnahkseteks loomadeks, kes roomavad mööda põrandaid ja mängivad jänest koolitundides ja siis uhkusega nimetavad ennast lesbideks ja ei tea kelleks seal 13-aastased. Ja muide, see programm ju mitte ainult koolides, vaid see tegevuskava, LGBT tegevuskava loob selle olukorra, kus sa saad sugu vahetada mitte mingi meditsiinilise põhjendusega, vaid lihtsalt soovi, tunde järgi. Et kui sa oled mees, pervert, tahad naiste duširuumi, tüdrukute duširuumi minna,
ütled, et ma olen naine ja jalutad sisse, keegi ei saa sind vastutusele võtta. Ja eks see Eesti Vabariik peab sügaval põhjas ja kraavis ära käima, et siin ei ole pääsu, et enne peab nagu kuidagi nagu uppumisfaasi viima, enne kui siis hakkab vastupanu. Muidugi EKRE näol on see vastupanu ammu olemas, aga ma ütlen, et meie toetus peaks olema 40%, siis ma tunneksin, et see vastupanu on nagu üldrahvalik, aga praegu ikkagi selline vihkamine näiteks, mida kas või minu suhtes on lennutatud, kui ma olen seda laste ostu kritiseerinud, et minu poliitiku kodulehele tulevad mingid nagu sadade kaupa mingisugused uuskommunistid sõimama, et mis neil lastel ja ostjatel viga on, see on nii tore ju, et nad on nii head isad. Ühesõnaga, müüge ja ostke inimesi nagu kariloomi, laske käia, see on tänapäeva moodsa eestlase moraalne kvaliteet, et isegi inimeste ost ja müük ei liiguta neil silmaripsmeid ka, et minu meelest on nagu mudaliiga, kuhu oleks jõutud. Et tegelikult ei vaadata üldse laste õigusi, et lapsed tahavad ema ja tahavad kasvada normaalsest perekonnast, nagu last käsitletakse nende ma ei tea, programmis nagu mingit lemmiklooma ja mõtlemata sellele, et me kõik väga peame oluliseks, kus me põlvneme, kes on me vanemad. Ma lugesin ühte huvitavat sellist kogemusartiklit Õhtulehes, kus Urmas Suklase poeg ütles, et ta alles peale 30 aastat võttis ühendust oma isaga ja pärast seda tal tekkis rahu, et ta sai nagu midagi enda kohta teada, et see näitab ikkagi, kui oluliseks me peame seda, et me teaksime, kes on meie vanemad, kus me pärineme, mitte et me oleme kuskilt mingilt tundmatult välismaa naiselt ostetud, see on nagu karm, see on tegelikult inimeste müümine. Eks siis, kui need lapsed kunagi rääkima hakkavad, siis need ajakirjanikud vajuksid häbi pärast maa alla, et keda nad on reklaaminud ja mida nad on reklaaminud, et see, kuidas ETV jälle neid lasteostjaid juba kuusekesega reklaamisid, nüüd nad teevad kuusekest, tõesti ETV olukord on lihtsalt nii halb, et palju halvemaks minna ei saa, aga ma lubasin rääkida ka kohtumisest Tiibeti eksiilvalitsuse liikmete ja Dalai Lamaga, ehk siis enne kui me läheme Liisa Pakosta viimase leiutise juurde ehk nõusoleku seaduse juurde, ehk siis tõesti käisin ühel nädalasel visiidil Indias, seal oli veel mõned Riigikogu liikmed ja siis olid ka mitmed erialainimesed, näiteks siis Pärnumaa Tiibeti meditsiini arendajad, perekond Soobikud, kes käisid Dalai Lamaga kohtumas ja tutvumas ka meditsiini olukorraga ja Tiibeti meditsiini kohtumas Tiibeti meditsiini ekspertidega, aga tegelikult oli väga põhjalik programm eksiilvalitsuse poolt korraldatud. Käisime muidugi Tiibeti eksiilparlamendiga kohtumas, oli väga muljetavaldav. Muidugi sündmuste tipp oli nende usujuhi Dalai Lamaga kohtumine, kellega mul oli tõesti nagu liigutav kätelda ja emotsionaalselt ka, et oli tore ju, kui ma andsin talle Riigikogu kingituse üle, siis ta võttis oma käe ja pani minu käe endale laubale, see on nagu õnnistamine, et ja andis ka väga palju häid soove ja selliseid Tiibeti kingitusi meile kaasa hea oma õnnistusega. Lihtsalt väga põnev ja liigutav, arvestades, et ma olen Dalai Lamat esimest korda kuulamas käinud 91. aastal, kui Tartu Ülikooli aulas ta esines ja kõik oli pilgeni täis rõdudeni. Küllap ma kuskilt rõdu pealt tookord vaatasin. Olen teda veel 2 korral Tallinnas kuulamas käinud, et nemad pööravad ka meile tähelepanu ja küsimus on selles, et me peame nagu mõtlema nendele rahvastele, kes jäid kommunismi ikke alla edasi, ehk Tiibeti kultuuri ja rahvust hävitatakse praegu väga jõuliselt Hiina poole peal. Ja seda on nii valus vaadata, milliseid kannatusi kommunism veel tänapäeval kaasa toob, et kuidas Tiibeti lapsed kannatavad, kuidas nende rahvuslikku identiteeti välja juuritakse, see on kõik nii jõhker ja mul nagu jääb hing kinni, kui ma mõtlen, et me ju toetame neid Hiina
Hiina punakommunistide sellega, et Hiinast tuleb kaup, Hiinast tulevad päikesepaneelid, tuulikud, et me nagu toidame oma majandusega seda draakonit seal. Täpselt nii, et kui keegi küsib, et käite kaugel maal Riigikoguga ja mis te sellest kõigest saate, esiteks me saime tõesti, nagu ma ütlesin, kannatavaid rahvaid toetada. Eestlased olid kunagi samas seisus ja keegi ei julgenud naljalt meie juurde oma poliitilise delegatsiooniga minna ja meie toetasime neid sellega. Selle peale Hiina saatkond saatis noodi, kutsus mind ka isiklikult vestlema, kohtuma, ma ei lähe kindlasti sinna vestlema nendega ja minu ja ma muidugi mõnes mõttes ka on õppimine, sest Tiibet on nagu see konflikti kese seal Hiina külje all, et saada aru India poliitikast, kui palju nad Venemaad toetavad ja Hiina poliitikast ja seal vahel olevatest Tiibeti probleemist oli väga väärtuslik. No vaata, kui ülbed need on veel, nemad saadavad ühe iseseisva riigi parlamendi saadikule noodi on ju, anna armu, ma ütlen, et tore, et varsti kirjutame sümfoonia. Jah, selle kohta, et palju noote saadate, kirjutame sümfoonia, aga ma tahtsin jõuda siia praktilise pooleli, et öeldakse, et riigikogulased käivad jälle kaugel maal reisimas, aga ma läheks korraks Hiina teema juurde, et kui vähe meil tegelikult räägitakse sellest majanduslikust poolest, et milline siis meie kaubandusbilanss Puna-Hiinaga on, kommunistliku Hiinaga, mida juhib diktaator Xi. Meie ostame ju nende kraami, lähed poodi, kas sa leiad sealt elektroonika osakonnast mõne kauba, mis ei ole Hiina osadega või Hiina toodetega, kas leiad droonide osakonnast mõne drooni, kus ei ole Hiina komponente, isegi Hiina toit on meil riiulites, et isegi meie seda kõige lihtsamaid asju nagu mingisuguseid puuvilju tuuakse sealt, et iga eestlane kulutab meeletuid summasid aastas ja see ei ole teada. Äkki keegi aitab mind, kui palju meil võiks keskmiselt kodaniku peale Hiina kauba ostmisele kuluda. Mis öko see on, eks ole? Räägime ökoloogilisusest. Ei, teiselt poolt maakera veetakse konteineriga meile kila-kola, tossutatakse ära tohutu hulk kütust. See on nende öko, vaat siis ei võitle keegi Puna-Hiina nuumamise vastu. Ja kui inimesed muidugi ütlevad, et aga seal on odavad kaubad, orjatööjõuga on see kaup, eestlaste tööjõu arvelt, et meie saaksime töökohti, sest lõpuks me maksame ju peale sellele, et meil ei ole piisavalt talusid, sest nad surevad välja mingi välismaa odava kauba peale, et toetame ikka kaasmaalasi. Ja teine asi on, et odavat kaupa leiab mujalt ka. Me peame pea tööle panema. Lõuna-Korea toodab väga head elektroonikat. Et kui me oleme teadlikud, siis me suudame valida. Ei tasu osta igasugust Hiina kila-kola ja see peaks olema riiklik poliitika, et Eesti Vabariik, kes on pidanud 2 suurt sõda kommunismi vastu, toonud lugematu hulga ohvreid, 47 aastat olnud kommunistid orjuses. Ei, ikka toetatakse kommuniste. Ja ma lähengi ja toetan Tiibetit ja ma toetan uiguure, keda rõhutakse, kelle rahvusi välja juuritakse. Ja tegelikult rõhutakse ka hiinlasi, eks ole, seal on siiamaani väga piirav süsteem, kes kasutab inimesi ära selleks, et kas või majanduslikult, et teistele riikidele subsideeritud orjatööjõuga toodetud kaupa müüa. Isegi Uiguurias on orjatöölaagrid, millega toodetakse kõikvõimalikke kaupa, mida meie ostame. Mis eetikast me siis räägime, eks ole? Omal ajal siis me leiame, et oli ju inetud, Prantsusmaa ostis Venemaalt naftat ja kõik muud kui lääneriigid nuumasid Nõukogude Liitu sellega, et Brežnev saaks võimul püsida ja eestlasi rõhuda. Aga mida me ise teeme? Hiina kaupa. Sadade ja sadade eurodega perekonna kohta, et mitte mingisugust arutelu ei toimu. Nii et ma arvan küll, et see on üliväärtuslik, et me tegeleme Hiina küsimusega, et me tegeme vabade rõhutud rahvaste küsimusega ja õpime ka Indiat tundma, et kuidas see Venemaaga mehkeldab, et just nende peaminister Modi istus Putiniga uhkelt auto tagaistmel ja ajasid mesijuttu. Jah, et tõesti igal sammul me peaksime ju seisma oma väärtuste eest, mitte nii, et aegalt pigistame silma kinni ja teeme valesid asju.
ja ostame Rakvere avaturult endale otse inimeste käest ja läheme otse mõne taluõuele ja saamegi odavamat kaupa, ei pea Hiinast ootama, millal see konteiner toiduga saabub, et me ei ole nii viletsad me veel ka ei ole, et eestlastelt ei suudaks midagi osta. Aga me läheme pärast väikest pausi edasi nõusoleku seaduse juurde. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme jälle stuudios tagasi. Täna räägivad Anti ja Evelin Poolamets, Riigikogu liikmed, ikka rahvuskonservatiivsest vaatenurgast Eesti elule. No, Evelin, teisipäeval oli see kurikuulus nõusoleku seadus. Letis loomulikult meie äpardunud justiitsminister Liisa Pakosta pioneerijuhiliku kilkamisega oli seal siis seda kõike reklaamimas, et vahel ongi niimoodi, et ma olen rääkinud, kes on mütomaan. Kes on mütomaan? Et mütomaan on nagu valetaja, kes mõtleb asju välja, aga mütomaani puhul pidi olema ka selline omadus, et ta hakkab ise oma valesid uskuma, et käib ja vatrab kogu aeg ja ise ta ei mäleta ka, kus sa selle vale omandas või välja mõtles aga talle meeldib teistele midagi kaela määrida ja Pakosta on just selline pioneerijuhi tüüp. Muide räägitakse, et oligi kooli ajal pioneerijuht ja minu meelest ta käitumistüüp on jäänud umbes samaks nagu pioneerijuhina. Ja siis tuletame korraks meelde, et küll ta määris meile neid Rootsi vange kaela, lihtsalt absurdne ja vastutab selle eest Reformierakond täpselt samamoodi ja esiteks nad ei ole Rootsi vangid, nad on islami radikaalid, kes on seal kuskil vägistanud ja laamendanud ja hävitanud Rootsis ja siis tahetakse neid ligi 600 Eestisse vedada, absurdne lihtsalt, kui rumalaks võib minna ja nüüd siis nõusoleku seadus, järjekordne hull üllitis, naiste kaitse sildi all viidatakse Istanbuli konventsioonile. Et tuletame veel korraks meelde, mis see Istanbuli konventsioon oli, Evelin? Sooneutraalide kaitsmise... Vaata, nad tegelevadki selle valelikkusega, et nõusolek on ilus sõna, naiste kaitse, Istanbuli konventsioon on ilus sõna, aga kui nüüd pealkirja taha vaadata, siis piisab 2 lausest selle konventsiooni sees, et see pea peale pöörata. Esiteks kaotatakse mõiste mingil hetkel ära nagu sugu, öeldakse, et see on sotsiaalne konstruktsioon ja lõpuks ei olegi ju enam siis ju mingit naist, keda kaitsta, et kõik need, kes peavad ennast naisteks, kõik need retsidivistid, perverdid ütlevad, et nad on nüüd naised ja nõuavad endale naistega võrdseid õigusi, naiste asutustele ligipääsu, et siis me enam ju ei kaitse neid ja nõutakse veel ka seal konventsioonis, et neid nii-öelda ise hakanud naisi tuleb veel rohkem toetada kui päris naisi. Ei, kui sellised segased inimesed meile midagi kaela määrivad, kes usuvad, et on olemas 150 sugu, nagu haridusminister Kristina Kallas ja Liisa-Ly Pakosta ja hiljuti oli vist Tartus ka selline juhtum jälle, kus Jürgensoni nimeline sots, ise ka teoloog ja kui Malle Pärn küsis, et palju neid sugusid siis on, et mees hakkas kokutama ja jäi vastuse võlgu. Järelikult ta ei oska 1+1 liita ja ehk on 2 sugu. No nii segaseks ja hulluks on see aeg läinud, et nii hullu juttu aetakse ilma, et ajakirjanduses ei öeldakse, et hullud võimult maha. No mina olen ka mõelnud, kui ma olen seda Pakostat, Liisa-Ly Pakostat kuulanud, et kellega tegu on. Sa ütled, et ta on pioneerijuht, aga aegalt nagu tundub, et tegu nagu puhtalt kurjuse esindajaga ja see, et mida ta nagu nende tegevustega saavutada tahab, et ma ei näe, et tal oleks ka muud isiklikku kasu kui see, et suur soov seda toimivat ühiskonda lammutada, tuua need Rootsi vangid, nüüd tuua järgmisena see nõusoleku seadus ja inimesed võib-olla ei tea, mida see nõusoleku seadus tähendab.
aga lähemegi siis kohe teksti juurde, selle eelnõu number on muide 727 SE1, siis Riigikogu slängis tähendab seda eelnõu numbrit, SE on seaduseelnõu ja 1 on esimene lugemine. Ja teate, pealkirjast algab valetamine pihta, et karistusseadustiku muutmise seadus, sulgudes nõusoleku põhiline seksuaalvägivalla käsitlus. Kuulge, kallid inimesed, kas siis siiani on niimoodi, et võib nõusolekuta siis astuda vahekorda? Ei ole. Vägistamine on kuritegu kogu aeg olnud, isegi nõukogude ajal muide oli, eks ole, ei olnud sellist asja, et inimene võib vastu kellegi tahtmist. Aga ma loen veel selle pealkirja uuesti. Nõusolekupõhine seksuaalvägivalla käsitlus. Selline tunne, et nagu et seksuaalvägivald saab olla nõusolekupõhine. No, et see absurdsus hakkab nagu esimesest sammust pihta, et ja mida siis Liisa-Ly Pakosta meil puldis tegi seda eelnõud tutvustades, läks ära sinna pärisorjusesse, rääkis pikalt tardumusest, et inimene ei saagi väljendada, et ta pole seksuaalaktiga nõus, et ta on tardunud ja samas ütleb ka, et kedagi ju ilma tõendita süüdi ei mõisteta, aga samas, kui 2 inimest on koos, no ma ei saa aru, et seal saaks kuidagi mingeid tõendeid koguda ja pärast, kui seda nagu menetletakse, kujutage ette kättemaks, ma ei tea, lörri läinud suhte eest, tipneb sellega, et tehakse kaebus selle seaduse põhjal, ka võib, ütleme, seksuaalkuriteod on aegumatud, et sellega võib siis sinna aastatesse 20, ma ei tea, tagasi minna. Täpselt nii ongi, et tegelikult nüüd kui varem pidi nagu tõestama, et midagi, nagu tõendama siis, kui midagi halba tehti, eks ole, siis nüüd peab lihtsalt tõestama, et see ei ole kaamel ja see on selline radikaalfeministlik vaimne terror, kes tegelikult kahjustab nii mehi kui naisi, sest hirmu õhkkond tekitatakse. Ja seal ongi, vaadake, praegu on karistusseadustikus paragrahv 141 vägistamine ja säte on selline, inimese tahte vastaselt temaga sugu ühtesse astumise eest vägivallaga või ära kasutades tema seisundit, millest ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama. Karistatakse 1-6-aastase vangistusega. Lisaks sama teo eest, kui on pandud noorema kui 18-aastase suhtes, need on siis raskendavad asjaolud. Ja nüüd kuulake, mis siis uus säte näeb ette. 141 paragrahv muudetakse, siis vägistamise paragrahv muudetakse sugu ühte eest inimesega tema vaba ja väljendatud nõusolekuta. Ehk siis keegi ei tea, mida see nüüd tähendab. Aga ma ütlen, kogu aeg on olnud kõige elementaarsem asi, ühiskond laguneks laiali, kui selles valdkonnas oleks anarhia. Vabandage, isegi 70-ndatel pidi olema see paragrahv paigas, eks ole, et ja nüüd siis just kui Liisa Pakosta tuleb päästma Eesti naisi sellest, et neid siis kogu aeg kuritarvitatakse või et kuriteod on olemas, see on võigas kuritegu, aga seda karistatakse ka täna tegelikult, mida on vaja seksuaalvägivallaga vastu astumiseks. On vaja politsei ressurssi kõikide selliste asjade jaoks, on vaja naiste varjupaikasid, on vaja alkoholivastast võitlust, et kuidas tegelikult tohutult kuritegusid pannakse toime lihtsalt joobes, eks ole. Ja on vaja ikkagi tõhustada narkovastast võitlust nii Rakveres kui ka kogu Eestis, et väga palju selliseid vägivallajuhtumeid on just korgijookide tulemusel, kuidas noored satuvad halba seltskonda, pärast midagi ei mäletata, et seda teadlikkust ja ka politsei tegevust selles vallas, et meil ei oleks narkootikumid nii kätte saadavad. Just siis toimubki see abitu olukorra ärakasutamine ja korgijook on tõesti hirmutav, ja selle kasv on märkimisväärne Eestis, et siis tegelikult vaesed nagu tütarlapsed, nad on kogu aeg ohus, et keegi võib talle sinna tassi sisse midagi sokutada kohvikus või ööklubis, et äärmiselt ohtlik. Aga korraks läheme veel selle loogika juurde, et vaba ja väljendatud nõusolekuta, et mida see siis peaks tähendama, et kui pärast läheb vaidluseks, siis anna andeks, ma toon näite, et Tartu Ülikooli raamatukogu
juhatajat solgutati aastaid ja aastaid, sest juhtus mingisugune klõks, et neil ei klappinud oma lemmikuga, kes siis kaebas tema peale vägistamise pärast. Lõpuks mõisteti mees õigeks, see oli lihtsalt kättemaksu aktsioon, sõna vastu, mitte mingisuguseid tõendeid ei olnud ja nüüd luuakse selleks nagu täiuslik pinnas, et 10 aastat hiljem saab öelda, kui mindi sellega lahku, aga kus ta võtab, et et ma andsin talle nõusoleku? Kusjuures see tegelikult ongi normaalsete suhete ruineerimiseks välja mõeldud, sest kui on tegu tõeliselt, ütleme, perverdi ja vägistajaga, siis see saab ka selle nõusoleku. Ma ei tea, kirjutab kas või allkirja alla või ükskõik, et vägivallatsejad ju ei takista mitte miski, aga just sellised, ütleme, normaalsed suhted saavad selliste ebamääraste seaduste puhul ju rikutud ja inimeste elud saavad rikutud. Mõtle, kui oled normaalne inimene ja sinu kohta algatatakse mingi seksuaalväärteo uurimine, su elu on, ma ütlen, pea peale. No me mäletame Marti Kuusiku juhtumit, seal ei olnud küll seksuaalvägivalla süüdistust, aga koduvägivalla süüdistust. Milline terror, eks ole, perekonna vastu, milline välja mõeldud valetamisahel. Prokurör sai kusjuures selle valetamise eestvedamise eest vist aasta prokuröri tiitli ja kogu selle protsessi ainuke mõte oli prokuratuur, kes saatis oma tunnistaja sinna, kus inimene töötas prokuratuuris, et kättemaks EKRE valitsuse tuleku eest ja milline vaimne terror rakendati Kuusiku ja tema perekonna vastu. Siis ei olnud kellelgi kahju ühestki perekonnast, ühestki lapsest, mitte millestki, et siis täna me sellele pikemalt ei peatu, aga vähemalt kaks võimekat juristi, härra Keres, advokaat ja endine riigiprokurör, praegune advokaat Margus Kurm on leidnud, et riigiprokuratuur kuritarvitab oma positsiooni poliitiliste protsesside algatamiseks ja tuleks sellisel kujul likvideerida. Et see on ikkagi tähelepanuväärne, et kui kaugele nad on oma sellise sigatsemisega jõudnud. Evelin, on sul lisada selle seaduse kohta midagi, et selle üle võiks arutada lausa tunde, et kas edaspidi siis pannakse kaamerad üles armukambritesse, et saaks tuvastada, kas nõusolek oli või ei olnud, läbi huumoriprisma. Kusjuures meil on ju juhtunud ka nii, et või tähendab, viimasel ajal hakkabki tulema nagu see tava, et seadus ütleb üht, aga seaduse mõtte leiad sa siis seletuskirjast üles ja minu meelest, kui ma nüüd hetkel kohe ei leia seda, aga isegi ohver, nii-öelda ohver, ei pea selle süüdistuse osaline olema, et öeldakse, et teda mitte uuesti taas ohvriks muuta, et isegi see, keda justkui vägistati, nii-öelda ohver, ei pea selles protsessis osaline olema. Et mulle jääb isegi mulje, et see seadus lubab kellelgi kolmandale öelda, et näete, et oli selline juhtum. Nagu Kuusiku puhul ka, keegi kolmas ütles, et teate, et oli vägivalla juhtum, et aga nagu nii-öelda ohver ütles, et ei olnud, eks ole, ja see niipea kui Liisa Pakosta Eesti 200 millegile käe külge paneb, siis see muutub sõnnikuks, see on selge, et õiguskord kannatab tõsiselt, et lihtsalt sellega, et ka see vägistamise teema, mis on üks ülimalt tõsine kuritegu, seda hakatakse justkui nagu naeruvääristama ja see on väga halb selle seaduse kaudu, et siis saab hakata, nagu öeldakse, isegi nalja tegema sellise õudse teema üle. Aga Evelin, ikkagi võib-olla tuleme selle teema juurde veel tagasi, sest seal tuleb teine lugemine ja kolmas lugemine, tuleb ka argumente kuulata, mida siis need välja mõtlevad, et mul on kindlasti väga huvitavaid asjadele Rootsi näidetel tuua, kuidas see islami vägistamiste laine, islami usuliste poolne vägistamislaine on lakke kasvanud Põhjamaades ja vaat neid nad maale toovad. Nii et võiks öelda, et nad mahitavad seda vägistamiste olukorra pidevat halvenemist, vägistamiskuritegude kasvu selle massiimmigratsiooni kaudu. Aga siis teeme veel väikse pausi ja läheme siis selle magusa pala juurde, energiamajanduse arengukava Riigikogus.
raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme stuudios tagasi, tuletan meelde, et täna räägivad Anti ja Evelin Poolamets, Riigikogu liikmed, ikka läbi rahvuskonservatiivse prisma poliitikast ja Riigikogu tegevusest. Nii Evelin, neljapäev kulutati 4 tundi sellele, et energiamajanduse arengukava arutada. Energiamajanduse arengukava peaks kestma aastani 2035. Esines kavala kelmika, võiks öelda kelmusliku näoga energeetika keskkonnaminister Andres Sutt. Vahel mulle tundub, et tal on see natukene kelmi nägu lausa looduse poolt ette kirjutatud, looduse poolt ette antud. Ega igat ühte ikkagi ei valita Reformierakonda esindama. Siis peab ikka kaval nägu olema, aga no ma ei tahagi, ma ütlen, et see tõesti tundus kelmusena, mida ta seal rääkis, sellepärast, et mina oma kõnes siis käsitlesin asja nii, et ütlesin, et see seltskond lammutab kõigepealt energiasüsteemi laiali. Veel 2017 me olime võimsad energiaeksportijad. Nüüd meil on ainult 2/3 oma toodangut. Ehk siis me oleme lõhkunud ühe süsteemi ära, aga nad on nii andetud, et neil puudub mõistus, kuidas seda uutest tükkidest kokku panna. Tead, ma arvan põhjust, miks sulle tundub ta kelmina, sellepärast, et ta ei tea, mida ta räägib. Et vaata, kelmid ka tihtipeale püüavad luua mingit butafooriat, et nad ei ole pädevad sellel alal, mida nad esindavad. Ja ka Andres Sutt, ma hakkasin vaatama, et huvitav, mis ta haridus on, et kas ta on olnud ka kuidagi inseneeriaga või kuidagi, mis teda nagu võiks selle energeetikaga siduda. Ega ma väga ei leidnud, tal on küll majandusteaduskonna magistrikraad rahanduse krediidialal, aga see veel ei tähenda, et ta teaks, kuidas füüsikaseadused toimivad ja need ebamäärased vastused jätsidki mulje, et sulle püütakse midagi pähe määrida, mis ei vasta nagu päriselt selle väärtusele. Et mina ka küsisin, et ministrilt, et miks me, energiaarengukava nägi ette, et me peame seda tuuleenergiat veel arendama. Ja ma küsisingi ministri käest, et miks me seda arendame, kui meil juba praegu on võimsusi nii palju Eesti Energia andmetel, et tuule sellistel rohketel aegadel meil ei leia turgu enam, et energia jääb tootmata, kuna ei ole seda kuhugi panna, sest ka siin samas regioonis ka teised tootjad toodavad tuuleenergiat. Ja siis ta hakkas mulle sellist segast juttu ajama, et meil on ikkagi energiadefitsiit ja me peame importima, aga me ju impordimegi seda energiat, mida on meil vaja, kui tuul ei puhu ja päike ei paista, et nende tuulikute juurde tegemine ei too meile juurde tuuleenergiat. Tuuleenergia sõltub ju tuulest, mitte milleskist muust ja tõesti, sellel puhul jäi mulje, et inimene ei saa aru, millest ta räägib. No ja mul on üks tabel siin ees, kus ma võrdlen minu osalusega siis tehtud riigikaitseraportit, mida on siis igasugused, kuidas ma ütlen siis, need peavoolu jutupaunikud kõvasti kritiseerinud, aga võin öelda, et see on väga kaalukas tekst, mille riigikaitseraporti puhul me kuulasime ära väga palju tipptegijaid, Eestis asekantslereid ja teisi ja tegime ka juhtumipõhiseid analüüse. Ja siin on üks tabel, kus võrreldakse siis energiamajanduse arengukava ja riigikaitseraporti käsitlust, kus öeldakse, et ühekülgne kliimale koondumine loob julgeolekuriski ehk juhitamatutele võimsustele toetumine, varustuskindluse probleem, süsteemi tasakaalutus ja tegelikult energiajulgeoleku riigikaitse keskne komponent, et eeltingimus riigi toimepidevusele kriisis ja sõjas, et tänapäeval peab seda kõike vaatama ja tuletan meelde, kuidas meile üks Eesti
siis raadio- ja sideekspert ütles kohtumisel riigikaitsekomisjoni liikmetega, et sõja ajal esimese asjana tuleks tuulikud õhku lasta, sest nad segavad nii tohutult raadioluuret. Me ei näe vastase helikoptereid, lennukeid, me näeme siin ainult mingeid võbelevaid tuulikute tiivikutest tekitatud signaalihäireid. No kujutage ette, et see vaikitakse suuresti maha, kuigi on teada, et Aidu tuulepargi puhul tuvastas Kaitsevägi uuringute käigus 20 kilomeetri kaugusel kõikvõimalikke raadiohäireid. Et me lihtsalt saeme endale käed maha, torkame silmad välja riigikaitses, et selline sõgetsamine käibki. Ja hinnatõus, milline lõputu hinnatõus. Nad ütlevad, et tuleb investeerida 5–12 miljardit eurot 10 aastaga. Me lihtsalt teeme ennast paljaks, need on nii suured summad. No aga arvutame 10–12 miljardit 10 aastaga, see tähendab, et iga aasta, iga inimese kohta 1000 eurot. 1000 eurot, mis tähendab seda, et kui te mõtlete oma elektriarvele, et te maksate lisaks sellele, mis teil on siin elektriarve peal, veel 1000 eurot juurde imikust raugani, et kas see saab kunagi odavaks minna, see elekter. Me võime ju selle elektriarve rea peal väikse numbrina näidata seda elektri hinda, aga kõrvalkulud, nii investeeringukulud, võrgutasud, taastuvenergia tasud, et see ju tegelikult on kogu elektri hind. Me peame kõik need komponendid, mis seal juures on, kokku liitma ja jagama nende kilovattide tundidega, siis me näeme, kuidas vaatamata sellele, mis see börsihind seal parasjagu näitab, meie elektri hind on ikkagi väga-väga kõrge. Ja neil on veel üks vargus plaanis ja ma tõstatasin selle 2 korda nii oma kõnes kui küsimuses Andres Sutile, kus ta oli öelnud oma kõnes, et jah, me tegeleme tuumajaama arendusega, riik peab lööma raamid ja siis eraettevõtted teevad selle tuumajaama. Ma küsisin, et kus te seda võtate, kes on kokku leppinud, et te kingite mingile eraettevõttele kõige väärtuslikuma tulus ajaks aastaks, siis ma vaatasin, et Reform on juba omale sõbrad välja valinud, kellele kantida Eesti energiasüsteem ja ma ütlesin, et riik peab olema tuumikinvestor. Ei ole mingisuguste eraettevõtetele enamusaktsiate andmisi. No aga praegust me ju tegelikult varastatakse riigilt, rahvalt raha nende tuuleenergia, ärikate abil, et kui siin vaadata, millist varast eelistada, siis mina eelistan seda tuumavarast, mitte tuulevarast. Et tuulevaras ei anna meile energiakindlust, sest tuulevaras sõltub tuulest, aga tuumavaras, kui nüüd mõelda. Tuumavaras annab meile põhibaasi, ja see annab meile juhitava elektri, et kui meil on pätid võimul, kui nii võiks öelda, vaadates nende tegevuskava, siis ja kui neil on plaan, kuidas rahvast nöörida ja oma sõpradele mingid toetusi kätte mängida, siis pigem eelistada siis neid olukordi, kus sellest on ka mingi kasu. Kasu on muidugi tuumajaama hindadest on palju kasu, me oleme ise Soomes vaadanud, kui odavad hinnad seal tegelikult on ja tegelikult tänu nendele kaablitele Soomest Eesti energiasüsteemil püsibki. Aga tõesti, ma tuletan meelde seda, mida ma siin teema alguses käsitlesin, et 2/3 toodab Eesti ise. Varem me olime eksportijad, Läti elas paljuski Eesti elektrist. Mõelge, kui palju see riigi kassasse tõi. Meil ei ole vaja nii kõrgeid makse, kui meil on nii head eksportijad, mis juba politsei ja pool sõjaväe üleval pidamist tagab lätlaste energiaostudega. Praegu on nii, et me ostame 1/3 Soome tuumaenergiat ja muud energiat, et kuulge inimesed, me oleme rappa läinud 10 aastaga, täielikult pahupidi keeranud oma energiabilansi, eks ole, see ei ole normaalne üldse. Ja veel rääkida gaasijaamast, et meil ju ka tehakse investeeringuid sinna Narva lähedasse 100 megavatisesse gaasijaama, et tegelikult see ei ole ainus kulu, et me teeme nüüd selle gaasijaama ja see hakkab tööle. Tegelikult suur
kulu ju hakkab sellest olenema, et kui palju me suudame või mis hinnaga me suudame seda gaasi kokku osta, sest ega Eestis ei ole ju gaasimaardlaid. No raha teenib hoopis Iisrael, kes nüüd siis 100 pluss miljoniga ehitab selle gaasijaama eluiga pidi olema päris lühike, et noh, ühesõnaga kõigepealt hävitati vana süsteem ära, trambiti veel puruks, siis viidi üks hiiglaslik energiaplokk veel Ukrainasse, et keegi ei saaks taastada siin energiatootmist, et selline häbitu jõhker rüüstamine käib. Ütleme niimoodi, huvitav, et kui päisepäeva ajal varastatakse, avalik vargus toimub, et siis nagu inimesed ei märkagi, et ma ütlesin oma kõnes ka, et on olemas seaduslikud vargad. Võin muidugi eksida, ma vist nimetasin seda eelmises kõnes, kus ma rääkisin esmaspäevases arupärimises Slava Ukraini kangelasest Lehtmest, kelle asja uurimine ikka toppab ja raha ei taha talt keegi tagasi nõuda, et ma ütlesin, et tegelikult see MTÜ Slava Ukraini, kes ütleb, et temalt ei ole vaja tagasi nõuda raha, röövitud raha, on kaasosalised, nad tuleks ise uurimise alla võtta ja ma ütlesingi, et siit saalist Eesti 200 pakub seaduslike varaste teenust neile. No see mentaliteet, et igale poole pannakse sisse see seaduslik vargus, et luuakse raamid, kuidas saabki riigilt raha välja kantida ja me teeme ju ka selle näite Ilmar Raagi suhtes, et tema on ju avalikult tunnistanud, kuidas ta teadmata päritolu raha tõi seljakotis Ukrainast Eestisse 10 000 eurot, see oli lubatud summa. Me ei tea, mitu korda ta käis, võib-olla käis seal 10 korda seljakotiga edasi-tagasi, tõi 100 000 Eestisse, võib-olla käis 20 korda, aga teda ei uurita, vaatamata sellele, et ta on öelnud, et ta on toonud mingit teadmata päritolu raha. Ja, aga ta on ju parempoolne. No ta on seaduslik varas. Nemad võivad kõike teha, sest neid on vaja selleks, et rahvuskonservatiivsusele tuua petu alternatiiv ja pakkuda neile võimalikult head stardipaketti. Et kusjuures nad on kehvasti alustanud, arvestades seda, et neil on ligi 700 000 pumbatud erinevate ettevõtjate raha, küll kasiinoärimehed, küll mingid kraanuriärimehed, et kuidas klopsitakse Eestis parteisid kokku. EKRE-ga me ju teame, et praktiliselt meil selliseid toetajaid sisuliselt ei ole. Üks kord on meile üks suurem annetus tehtud, aga sellist massiivset mahitamist mingile vasakliberaalsele parteile. Ja kusjuures annetus tehti justkui kättemaksuks, kuna teine erakond ei võtnud seda vastu, siis hea küll võtku see EKRE see endale on ju. Et mõnele lihtsalt oligarhid teevad sellist katust, et nad oleksid oligarhid taskuparteid. Aga mul on hea meel, et EKRE seda ei ole ja me oleme vabad mehed, kahjuks mitte enam päris vabal maal, aga me võitleme selle eest, et Eesti oleks võimalikult sõltumatu ja suveräänne. Ja ma toon ka korra välja siis selle ühe viimase andmed erakondade rahastamise kohta, et tõesti parempoolsed, neil on napilt seal mingi 500 liiget, aga raha nad saavad igalt poolt annetajate kaudu, ikkagi mehiselt sadades tuhandetes eurodes ja aeg-ajalt ma vaatangi, et neil justkui ei olegi midagi selle rahaga peale hakata, et sõidad mingis külavahed ees, näed, et tänavapostide peale on need oranžid, ma ei tea, mingid väiksed plakatid pandud. Lihtsalt pannakse kuskile kommunikatsioonifirmasse 50 000 lauale ja öelge, pange plakatid üles. Või tehke midagi. Tallinna linnas on reklaam väga kallis, ma lihtsalt vaatasin, nad ei osanud midagi teha, sest liikmeid on neil nii vähe, et nad telgiga väljas ei käi, siis pange linn täis, eks ole, sest meil Lõuna-Eesti härra Kirjanen, Graanuli ärimees, tahab, et me teeksime parteid. Sisuliselt ongi see Eesti oligarhia, kuidas Eesti oligarhia tõmbab üha rohkem niite ja kuidas tegelikult kodaniku üks hääl loeb üha vähem, sest oligarhid otsustavad, kes saavad reklaami,
kes saavad 300 ja 600 ja 700 000. Muide, Isamaa ei ole siin ka selles mõttes süütu, kuigi see ei ole mingi kuritegu, eks ole, et Parvel Pruunsild neid toetab, aga sellegipoolest, et mõnes mõttes see moonutab Eesti poliitilist lava, et see ongi see ime, kuidas öeldakse, et aga Isamaa on ju nii ebapopulaarne, 8%, nagu ta siin vahepeal oli pikka aega, et aga näete, enne valimisi teeb ta hoopis teise tulemuse, nagu teine partei kohe. No aga kui Parvel Pruunsild paneb 300-400 000 neile 4 kuud enne valimisi lauale, siis nad moonutavadki seda, et sellega siis tegelikult korjatakse ka EKRE hääli ära, sest nad oligarhid lihtsalt ostavad populaarsust. Ma toongi parempoolsete annetuste näite ära, et parempoolsed on saanud oma lühikese tegevusaja jooksul ligi 2 miljonit annetust. No, põhiannetaja on olnud see Raul Kirjanen, Graanul ja ärimees oli ta vist, ja ligi 500 000, Rain Lõhmus andnud 335 000 ja siin on tõesti Almar Proos, siin on väiksemad, Heldur Meerits ka 87 000, et Jaan Pillesaar 128 000, et ma näen siin sellist tugevat ärimeeste parteid, et et tõesti, et ma ei tea, mida nad saavad nende annetuste eest. Ei no nad saavad taskupartei ja siis seal nende põhiloosung on, et ärme nüüd nende sotsiaaltoetustega liialda, eks ole, samal ajal me näeme, et inimesed ei tule endaga massiliselt toime enam, et keskklass juba ei jaksa varsti kohvikus käia, et ja siis nemad ütlevad, et vaatame, et me jumala pärast kellegile raha ei annaks, eks ole, et ainult oligarhidele tuleb seaduslik nii-öelda siis teha selliseid seadusi, et nemad saaksid veel 2 korda rikkamaks, las siis ülejäänud virelevad. Et EKRE kindlasti teeb vastupidi, et igal eestlasel oleks normaalne elu ja normaalne toimetulek ja aga samas ennekõike neil, kes ise ka pingutavad, kes tahavad, kes teevad kõike õigesti, tahavad peret kasvatada, tahavad tublid olla ja tahavad pingutada parema Eesti nimel, et neil peab olema toimetulek, aga ka neil, kellel on puuded ja nendel, kellel on probleemid, neid ei tohi üksi jätta, nii nagu need parempoolsed rahastajad seda nõuavad, et võimalikult vähe oleks teistele eestlastele abi. Aga olgu, jätkame nende põnevate teemadega juba järgmisel laupäeval kell 12. Jagage meie saadet, vaadake uusi uudiseid, kohtume jälle. Kohtumiseni. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna, järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.